Olete terved, kõik on siia kohale jõudnud ilusti. See on nii hea kuulda Jumala sõna. Amen. Et Jumala sõna on meile toiduks. Ja Taavet ülistab Jumala sõna, ta laulab lauludes 119, et kõige pikem laul Piiblis räägib sellest, kui hea on Jumala sõna. Oled sa mõelnud selle peale? Nii põnev. Enne kui ma jagan sõna, lihtsalt palvetame veel enne, et Jumal avaks meile oma sõna. Kallis Isa taevas, me täname sind selle ilusa päeva eest. Me täname sind sellest, et sina oled oma koguduse keskel, et sina elad oma rahva kiitusel, et sina ehitad oma trooni meie ülistusele. Ja ma tänan sind, et sina oled kinkinud meile oma sõna, et sina oled öelnud meile, mida sina igatsed meie ellu, mida sa tahad meile rääkida, isand, mis see on, mis plaanid on sul meie elu jaoks ja isand, meie tahame näha sinu plaane, isand, me tahame mõista sinu sõna rohkem ja rohkem ja me igatseme saada toidetud sinu sõnast. Isand, me tahame saada tugevaks oma seespide inimese poolest, nii nagu sinu sõna tõotab. Isand, ja aita meil võtta vastu sinu sõna täna õhtul tasase meelega ja me palume sind, kallis püha vaim, et sina oleksid meie õpetaja. Isand, ilmuta meile Jumala sõna tõdesid Piiblist ja aita meil saada aru just nendest asjadest, millest sina tahad, et me saaksime täna õhtul aru ja ma palun, et sina teeksid meid ka sõnategijateks, et me ei jääks üksipäinis kuuljateks, vaid et me võiksime kanda head vilja ja me täname sind kõige eest, mis sa oled teinud ja mida sa saad veel tegema. Jeesuse nimel. Amen. Need kolmapäeva õhtud on pastor Barry siin juba 2 aastat järjest, isegi vist kauem, on pealkirjaga Reaalne elu. Ja kui ma täna mõtlesin, et see teema, millest ma tahan rääkida, et kuidas see on reaalse eluga seotud, siis ma mõtlesin, et tegelikult ei ole ühtegi asja, mis ei puuduta reaalset elu. Sest see reaalne elu on see, mida me elame siin maa peal. Ja kõik need asjad, millega sina kokku puutud elus, sa võid olla kindel, et keegi kuskil puutub sellega kindlasti veel kokku. Et Koguja raamatus vist öeldakse, et ei ole mitte midagi uut siin päikese all. Et kui sinul on mingisugune probleem või raskus, siis sa pead teadma, et sa ei ole mitte kunagi üksinda selles. Et mitte ainult see, et keegi veel kuskil on seda sama probleemi kogenud või kannatanud, aga sinu kõrval on alati Jumal, kes sind tahab välja tõmmata sealt. On teil piiblid kaasas täna? Kui palju teil on piiblid? Et ma väga julgustan teid, ma tahan, et te võtaksite kaasa alati oma piiblit, sest et see on hea, kui sa näed ise Jumala sõna. Et mitte, et ma ei usaldaks pastorit, et ajab sulle mingit udu-mudu siin, aga see on hea, kui su silmad puhkavad tema sõna peal. Et kui sa näed, see jääb sulle paremini meelde, võib-olla Ülo annab teile, et loe kaasa seda. Ja kui sul on piibel, siis tee lahti 2 kohast. Kõigepealt Jesaja raamat 44 ja kiri Efeslastele 4. peatükk. Et Jesaja raamat 44. peatükk ja kiri Efeslastele 4. Et üks on siis Vanas testamendis ja üks on Uues testamendis. Et sul on rahulikult aega neid lahti teha. Jumal on loonud meid väga, väga lahedalt. Lauludes öeldakse, et sa oled loodud kardetavaks imeks. See kõlab päris aukortust äratavalt, et sa oled täitsa enneolematu ja pärast tulematu ja sinu sarnast ei ole. Sest et Jumal ei korda mitte kunagi ennast, ta on nii loov ja tal on nii unikaalne käekiri iga asja jaoks, mida ta teeb. Ja Jumal on pannud sinu sisse erinevaid asju. Sealhulgas on ta pannud sinu sisse mõned vajadused. Tegelikult need ei olegi nii väga mõned. Tegelikult on sul päris palju vajadusi. Kõigepealt on need eksistentsiaalsed, ilma milleta me mõtleme, et me siin maa peal väga kaua aega üldse ei eksisteeriks. Et sul on vaja vett, toitu, õhku, kõik siuksed need, kuidas on see vajaduste püramiid, on ju, et sul peavad olema need põhivajadused täidetud. Siis on meil terve rida selliseid, mis on nagu tore oleks ka vajadused.
ja need lähevad järjest sinna niimoodi peenem, nagu see tipp läheb järjest nagu kitsamaks. Aga meil on ka mõned sellised vajadused, mille kohta, mis on nagu saavutusvajadus näiteks, on ju. Ja meil on, mis meil veel on? Meil on vajadus saada tunnustatud, on ju. Igasuguseid selliseid huvitavaid vajadusi. Ja üldiselt seostatakse sinu vajaduste täitmist rahuloluga ja õnnetundega, on ju. Et selles mõttes, et selleks, et olla õnnelik, siis arvatakse, et kui su vajadused ei ole täidetud, siis on väga raske olla õnnelik. Ma ei tahaks öelda, et see 100% tõele vastab, ma ei tea. Aga üks asi, mida mina usun, et on seotud tugevasti sinu õnnetundega. See on üks paljudest, ma ei ütle, et see on ainukene asi. Aga see on vajadus olla vajalik. On sul selline vajadus olla vajalik kellegile? Et see on selline vajadus, et sa tahaksid, et keegi tunnustaks seda, et sa oled olemas ja et sa olid olemas tema jaoks, et sa tegid midagi tema jaoks, et sa olid talle vajalik, et sa said teda kuidagi aidata. Ja see tänane teema, millest ma tahaks rääkida, ongi, kuidas aidata. Oled sa huvitatud sellest, kuidas aidata? See on selline asi, mida ma näen, mida ma tahaks näha rohkem meie koguduses. Et me aitaksime üksteist, et me oleksime abivalmis, et koguduses oleks rohkem abilisi ja tihtipeale mina ka ei tea, kuidas tuleb aidata. Ja see on see küsimus alati, et tahaks aidata, aga ma ei tea, kuidas. Ja et siis ma nagu uurisin selle kohta natukene ja see on niisugune tore asi, et kui sa külvad, siis sa lõikad. Sest et me tahame, et meil oleks abi alati õigeks ajaks. On ju? Kas sa oled vahepeal sinna Jesaja 44. jõudnud? Jesaja 44.2 ütleb, et nõnda ütleb Isand, sinu looja, ema ihus valmistaja, sinu aitaja. Ära karda mu sulane Jaakob ja Jesurun mu valitu. Et siin Jesaja ütleb Jumala kohta, sinu looja, ema ihus valmistaja, sinu aitaja. Jumal on meie aitaja. Ja see on üks väga paljudest kirjakohtadest, mis räägib sellest, kuidas Jumal aitab. Ja Jumal tõesti on aitaja. Jeesus kutsuti siia, et aidata meid, et meid päästa. Et kui sa mõtled mõne oma palve peale, siis ma ei tea, mina näiteks, mul ei tule ühtegi korda meelde, kui ma palvetaks Jumala poole ja ma ei ütle oma palves, et Jumal aita mind. Et see on nagu, kui sa mõtled kellegi peale, kes on suur ja vägev ja ta saab sind aidata, siis sa loomulikult sa palud, et Jumal aita mind. Aga Jumal on loonud sind oma kuju ja palge sarnaseks, et ta on kutsunud sind samamoodi aitajaks. Ta tahab, et sina ise aitaksid, et sa saaksid ise samamoodi abi. Amen. Et mõned teised veel kirjakohad, mis räägivad sellest, et Jumal on aitaja, sa ei pea sinna pöörama, aga Laulud 30.11 ütleb, kuule Isand ja ole mulle armuline, ole Isand minu aitaja. Nüüd keda me peaksime aitama? Tekib nagu küsimus, et keda või kus või mis asjad need on, kus me saame olla nagu vajalikud. On teil ettepanekuid? Et te võite julgelt rääkida. Igal pool saab läbi pakkuda. Ja, vabalt. Ja võib aidata tõesti, selles mõttes, kus sa näed vajadust, eks ju. Kuidas Eesti vanasõna ütleb, et kus viga näed laita, seal tule ja aita, on ju. Tegelikult see on päris piibelik. Et mõned Eesti vanasõnad ei panegi päris puusse. Aga sul on kindlasti
kirjas Efeslastele on ka näpp seal vahel, on ju. Selle Jesaja kirja võid sealt näpu vahelt ära võtta, sinna me täna vist rohkem ei lähe. Aga see kiri Efeslastele on üks minu, ja 4. peatükk on üks minu lemmikutest peatükkidest piiblis üldse. Neid on veel, aga see on üks hästi hea, see räägib kogudusest. Kogudus on minu kodu. Ma isegi ei taha öelda, et see on minu teine kodu, sest mina tunnen, et see on minu isegi esimene kodu, see on minu põhiline kodu, sest et minu vaim on Jumala juures sündinud ja ma elan siin maa peal, aga minu kodakondsus on taevane. Et kui kogudus on Kristuse ihu, siis mina olen osa sellest ihust, et see on minu esimene kodu, ma võin julgelt öelda. Ja kogudus on Jumala plaan A siin maa peal. Pastor Pärri on sellest palju õpetanud, et kui Jeesus üles võeti, siis ta andis oma püha vaimu meie sisse elama, nii et igaüks, kes on võtnud vastu Jeesus oma isandaks ja päästjaks, on nüüd püha vaimu tempel ja me oleme puhtad ja pühad Jeesuse vere läbi, ja selle läbi, et püha vaim on meie sees, et me võime olla Jumala koda, Jumala kogudus, et me ei olemegi kogudus, mitte see hoone, kus inimesed koos käivad, aga siit salmist 11 kirjas Efeslastele ütleb, et tema on see, Jumal on see, kes on pannud mõned apostleiks ja mõned prohveteiks, mõned evangelistideks, mõned karjaseiks ja õpetajaiks. Et pühi inimesi valmistada abistamistööle Kristuse ihu ülesehitamiseks. See salm 12 on nii võimas salm, et salm 11 räägib siin sellisest 5 erinevast teenimisannist, keda Jumal on kutsunud, nagu seda kutsutakse 5-laadseks teenistuseks. Aga salm 12 ütleb, et miks need 5 erinevat teenistusandi on olemas. Selleks, et pühi inimesi valmistada abistamise tööle Kristuse ihu ülesehitamiseks. Et nagu ma ütlesin, et kogudus ongi Kristuse ihu, et meie oleme Kristuse ihu, nagu siin on. Ja need apostel, prohvet, evangelist, kõik need pastor, nad on kutsutud selleks, et meid ette valmistada. Aga ettevalmistus on alati vajalik mingi asja jaoks, mida sul on vaja teha. Selle mõttes, et sind ei ole vaja ette valmistada selleks, et sa läheksid koju ja vaataksid õhtul telekast suusatamist. Et sa võid küll, selles mõttes, et sul võib olla selline hea mõte, ma lähen koju ja et sa võid oma südames olla rõõmus selle üle, aga sul ei ole tegelikult vaja ettevalmistust mitte millegi tegemiseks. Sa oled alati valmis tegema mitte midagi. Aga selleks, et midagi korda saata, on meil vaja ettevalmistust ja selleks on Jumal siis pannud, nagu siin öeldakse, mõned apostleiks, mõned prohvetiks ja nii edasi. Et meid ei ole siis kutsutud siia lulli lööma maa peale. Et meid on kutsutud tegema abistamise tööd. Et see aitamise küsimus on Jumalale väga tähtis. Tema on ise aitaja, ta tahab aidata, aga ta tahab ka, et tema lapsed oleksid need, kes aitavad. Et mõned inimesed ütlevad, et mind ei ole kutsutud. Et ma ei tea, mul ei ole mingit kutsumist, et tihtipeale nad mõtlevad seda, et ma ei ole prohvet või ega pastor, evangelist, et mind ei ole sinna lava peale kutsutud, järelikult mind pole üldse kutsutud, et nii, et olge õnnelikud, et ma tulen üldse kogudusse pühapäeval. Aga me lugesime siit, et siin ei öelda, et mõnesid kristlasi valmistada ette abistamise tööle. Ta ei tee siin, ta ütleb pühi inimesi ja nagu me enne rääkisime, et Jeesuse vere läbi on meid kõiki tehtud puhtaks. Et kui sina oled uuesti sündinud, kui sa oled Jumala laps, siis sind valmistatakse ette. Et kui sa tuled siia, siis see on nagu selline treeninglaager selleks, et sa võiksid käia joostama võidujooksud. See võidujooks on meil iga päev. Kui sa lähed kogudust välja, siis sa juba jooksed oma võidujooksu. See on nagu selline tankla siin. Saame kokku pühapäeviti, kolmapäeviti ja tangime ennast täis ja saad ette valmistatud. Ja siis sa lähed välja ja jooksed oma võidujooksu. See on lahe. Ja see võidujooks siis väga suures osas hõlmab seda, et sa teed abistamise tööd, et sa aitad. Aga neid viise, kuidas aidata Kristuse ihus on väga, väga palju erinevaid ja Jumal tegelikult räägib igale ühele, et
see ei ole niimoodi, et sa tuled kogudusse ja siis sa kuulad suu ammuli, loomulikult sa kuulad seda, aga see ei ole niimoodi, et ükski inimene, teine inimene, isegi mitte pastor, ei saa sulle öelda, nii Pille, sina lähed ja teed seda nüüd, keegi ei tule ja korralda sinu elu. Sina oled Jumala laps, sinu sees on püha vaim ja need detailid, täpselt see, kus, millal, mida teha, tuleb sulle otse, selle mõttes sul ei ole vaja vahemeest. Tänu Jumalale selle eest, et me ei sõltu ühestki inimesest selles suhtes, et meil ei ole vaja kedagi, kes meie eest Jumalat kuulaks ja saaks juhtnööre, et Jumal räägib iga ühe sisse ja ka mina usun Jumalat ja usaldan, et kui me täna räägime nendest asjadest, et Jumal kõnetab sind just täpselt seal nendes asjadest, millest tema tahab, et sina näeksid ja saaksid aru. Amen. Et me igaüks siis oleme kutsutud, ütle igaüks. Igaüks. Kas mina olen igaüks? Et mina olen ka igaüks ja sina oled igaüks. Ja meid on kutsutud siis aitama kaasa koguduse ülesehitamises. Hoia seal oma sõrm seal kirjas efeslastele. Ja läheme kirja roomlastele 12. Jumala sõna on nii rikas, siin on nii palju asju, et kui ma valmistusin selleks õhtuks, siis mul tuli nii palju kirjakohti meelde, mida otsida üle vaadata ja siis sa mõtled, et sa pead tegema nagu selle mingisuguse valiku, et neid kirjakohti, mida võiks nagu lugeda ja millest nagu läbi minna, neid on nii palju, et Jumala sõna ei ole niimoodi, et seal on ainult üks asi ja siis kõik sõltub sellest ühest kirjatähest, et tegelikult Jumala sõna toetab igatepidi üht-teist, et ta on nii kindel, ta on igatepidi nagu kindlustatud, et nagu Piibel ütleb, et 2-3 tunnistajaga tehakse asi kindlaks, et aga tavaliselt on need tõed, mis tulevad Piiblist välja, neid kinnitavad nii paljud erinevad kirjakohad. Aga siin kirjas roomlastele 12:5 öeldakse, et nõnda oleme meie paljud üks ihu Kristuses, üksikult, aga üksteise liikmed. Et nagu me rääkisime, et meie oleme Kristuse ihu ja meid on kutsutud tegema abistamise tööd koguduses, siis, et kogudus on plaan A Jumala jaoks, siis me aitame koguduses, ehk siis selles teenistuses, kus sina oled, kui sina pead oma koguduseks, kui sinu kodu on EVK, siis aita siin, tee kõik, mida sa saad. Aga siin öeldakse ka, et me oleme igaüks üksteise liikmed. Et koguduses aitamine tähendab ka seda, et sa aitad teisi usklikke. Et see on natukene erinev, et üks asi on see, et sa aitad koguduse töös kaasa, et sa teed nagu üldiselt midagi kõikide jaoks. Näiteks, kui meil on pühapäevane teenistus, siis seal on väga palju inimesi, kes on kaasa haaratud selleks, et see teenistus väga hästi nagu korda läheks. Et kõik inimesed võiksid tulla sinna ja rahulikult kuulata, et mitte midagi ei segaks neid, et Jumala sõna saaks vabalt kuulutatud ja vabalt vastu võetud. Nüüd, see on siis nagu selles mõttes teenimine koguduses, aga samamoodi Jumal on kutsunud meid teenima üksteist. Et seal ühes teises kohas Piibel ütleb, et arvake iseendid ülemaks üksteisest, et selles mõttes me võime ka ülemaks. Üks. Ja, et selles mõttes, et pange teised endast ettepoole, et samas kui sa mõtled, et kui kõik niimoodi teevad, siis sa ei jää kunagi, sa ei jää millestki ilma, sa ei jää kuskilt maha, et me saame olla ka üksteist teenida, nagu Jeesus andis meile eeskuju. Ta näitas, et kui keegi tahab olla kõigi üle, siis olgu kõikide teiste teenija. Ja sinu alamotiiv ei pea olema, et ma tahan seal kõige kõrgemal olla, no siis ma lähen teenin. Et Jumal näeb su südant, et kui see on sinu selline salajane motiiv, siis see tuleb nagu nii ilmsiks. Et aga sa võid siiras südamest teenida. Teada, sest see on sinu enda kogudus, me oleme kõik selle sama ihu liikmed.
et me oleme kõik, võib-olla me oleme ühe sõrme, kõik erinevad rakukesed siin, sest Kristuse ihu on nii suur üle kogu maailma. Et teine koht siis, kus me saame teenida peale koguduse, on see, et me saame üksteist teenida, saame üksteisel olla abiks. Et kui sa näed oma õde või venda puuduses, või sa näed midagi, mida tal on vaja, võib-olla tal on tarkusest puudu ja tal on nõu vaja, võib-olla sina oled see, kes saab talle seda head nõu anda või lihtsalt julgustada teinekord, et tegelikult on nii vähe mõnikord vaja, mõnikord piisab lihtsalt naeratusest, kui sa lihtsalt oled seal tema jaoks, ütled, et kuule, kõik läheb hästi, et Jumal on hea, ta on ustav, ta pole mitte kunagi sind edasi jätnud, et on nii palju asju, mida sa saad teha ja see on jällegi see, et sina saad ise kuulda Jumala käest, mis see täpselt on siis, mida sa saad teha. Et usalda lihtsalt, et Jumal näitab sulle. See on nii loomulik, kuidas püha vaim lihtsalt annab sulle teada. Sa mõtled, et ma ei tea, kuidas püha vaim mulle räägib, aga sa võid selle väga lihtsalt ju läbi katsuda, kas see läheb kokku Jumala sõnaga. Kui see on midagi, kui see ei tee kellegile halba, kui see on midagi, mis kedagi teist üles ehitab, kui see on kellegile kasulik või julgustav, siis sa võid olla kindel, see on Jumala käest. Et sa ei pea nagu põdema appi, kuidas ma aru saan. Väga lihtne, katsud läbi Jumala sõnaga. Ja kolmas koht siis, kus me saame aidata, kus me saame teenida, on mittekristlased. Kui sa saaksid pöörata esimese kirja Thessaloniklastele, 4. peatükk, et meil on kogudus ja kaaskristlased ja siis on veel mittekristlased. Esimene kiri Thessaloniklastele ütleb siin, et tegelikult see algus räägib veel nagu sellest üksteise teenimisest, aga venne armastusest ei ole mul vaja teile kirjutada, sest Jumal on teid endid õpetanud armastama üksteist. Ja seda te osutategi kõigile vendadele terves Makedoonias. Ja siis Paulus kirjutab siin, et loed sa minuga kaasa? Esimene kiri Thessaloniklastele 4, 9-12. Meie aga manitseme teid, vennad, et te hoiaksite 10 küünega kinni, mis teil on. On nii, jah? Mis seal on tegelikult? Mis sinu piibel räägib seal selle koha pealt? Et te veel edeneksite hoopis on. Et Paulus manitseb meid, et me edeneksime veelgi selles, et me armastaksime üksteist, et me osutaksime nagu teeksime häid tegusid üksteisele ja edeneksime selles, ehk siis läheksime paremaks. Et sa ei pea jääma selle sama koha peale, kus sa olid, vaid sa võid muutuda paremaks. Ja siin edasi kirjutab, et ja arvake auks elada vaikselt, ajada oma asju ning teha tööd oma kätega, nagu meie teid oleme käskinud. Nii, et te elaksitegi kombekalt nende ees, kes on väljaspool, ega oleks teil kelleltki midagi vaja. Et siin räägitakse mittekristlastest, siin räägitakse nendest inimestest, kes ei tunne Jeesust veel. Meie osa on siin maa peal, tegelikult nende pärast me siin maa peal olemegi üldse. See eesmärk ongi Jumala igatsus on jõuda iga inimeseni ja saada ta kiskuda nad välja sellest hukatusest, mis neid ees ootab ilma Jeesuseta. Ja meie tema ihuna siin maa peal, tegelikult meie lõppeesmärk ongi jõuda nende inimesteni. Me peame seda tegema targasti. Jeesus õpetab meid, kuidas seda teha, ta ütleb, et olge kavalad nagu rebased ja olge vagurad nagu tuvid. Et me ei saa lihtsalt peale lennata ja hakata mingisugusest kohustusest või millestki. Me ei saa hakata lihtsalt minna niimoodi, hakata nii-öelda päästma oma meetodiga. Selles mõttes me peame õppima seda tegema ja me peame tegema koostööd Jumalaga nendes asjades. Aga samas need on inimesed, kelle jaoks Jumal on meid jätnud siia maa peale. Sest et kui meie kodakondsus on taevas, miks meil siis üldse vaja oleks siin olla? Me võiksime kohe ju taevasse minna. Aga need inimesed, kes ei tunne Jeesust, nende jaoks me siin oleme. Ja siin Paulus õpetab meid, et me peame elama kombekalt nende ees, kes on väljaspool. Kombekalt siis
mis on kombekalt. Et meil ei oleks kellelgi midagi vaja. Et me võiksime olla eeskujuks neile. Et see, kuidas meie elame Jumala ees, Jumala kartuses ja puhtuses ja pühaduses, et see võiks olla midagi, mis inimesi Jumala juurest eemale ei peletaks, vaid see võiks olla midagi, mis paneks neid mõtlema selle peale, kuule, sellel inimesel on midagi sellist, mis ma tahan, sest tegelikult iga inimene, olgu ta siis uuesti sündinud või mitte, tema sees on igatsus millegi parema järele, millegi puhta järele, millegi järele, mis on jumalik, sest et me kõik oleme ju pärit, Jumal on kõik ju meid loonud. Isegi mitte kristlane, tegelikult ta igatseb neid samu igatsusi, ainult et ta ei tea veel seda. Aga meie võime anda talle maitsta seda, et on midagi, mida ta süda on igatsenud ja läbi meie ta võib jõuda sinna, nii et sa võid olla tunnistuseks lihtsalt sellest, kuidas sa elad, ilma isegi sõnadeta. Esimene kiri Peetrusele, sa ei pea sinna pöörama, räägib sellest, et siin jälle räägitakse kogudusest, et ütleb, et laske ka endid ehitada elavate kividena vaimulikuks kojaks. Et me oleme nagu elavad kivid vaimulikuks kojaks. Ja saage pühaks preesterkonnaks, kes toob vaimulikke ohvreid, mis on Jumalale meelepärased Kristuse Jeesuse kaudu. Et Piibel toob väga palju selliseid nagu võrdkujusid ja meie oleme ka nagu siis siin selles võrdkujus, me oleme nagu elavad kivid, et me ehitume. Et siin enne, kui me lugesime kirjas efeeslastele, siis seal kirjas efeeslastele oli see, et me peame kogudust, meid on kutsutud siis abistamise tööle Kristuse ihu üles ehitamiseks. Et see ehitamine, sa võid seda võtta ka nii nagu põhimõtteliselt sõnad sellest Peetruse kirja kontekstis. See ehitamine on nagu päris ehitamine. Sa paned kivi kõrvale ja siis paned järgmise rea sinna peale, et sa võid ehitada. Ja kogudus ongi selles suhtes eriline, et siin on inimesed, kes juba ehituvad, kes on juba täiesti selline valmis ehitusmaterjal. Aga kui sa näed mõnda mittekristlast, siis sa hakka vaatama uut moodi nende peale, hakka nägema neid kui sellist potentsiaalset ehitusmaterjali. Et nemad on need, kes saades päästetud, lisavad sinna hoonele midagi. Et selline ehitusmaterjal, ära lase neil niisama vedeleda. Siis, kas sa jaksad piiblit uurida? Ma loodan, et sa jaksad, et treeni ennast. Lähme apostlite tegudesse. Apostlite teod 6. On ka väga, väga hea. Ja siis esimeses salmist kohe ma loeks. Apostlite teod 6.1. Aga neil päevil, kui jüngrite arv kasvas, hakkasid kreekakeelsed juudid nurisema heebrea keelt kõnelevate vastu, et igapäevases abi andmises jäetakse nende lesed 2 silma vahele. See on näha, et siin on tavaline kogudus ja tavalised inimesed, nad on küll uuesti sündinud, nad on Jumala lapsed, aga neil on sellised tavaliste inimeste probleemid, et nad hakkasid seal üksteisega mingisugused kanad olid vaja kitkuda seal. Ja vaata, mis probleem neil oli siin. Igapäevases abi andmises jäetakse nende lesed 2 silma vahele. Siin oli probleem selles, et abi ei antud piisavalt. Kellelegi jäi kuskil abi saamata. Nii et see abistamise teema on 2000 aastat tagasi juba olnud päevakorras. Et see ei ole alles nüüd kerkinud. Et kui meil tänasel päeval on vaja kogudusse juurde abilisi, siis neil oli samamoodi vaja abilisi. Ja vaata, mida nad siis tegid. Siis kutsusid need 12 kokku jüngrite kogu ning ütlesid, see ei sobi, et me Jumala sõna kõrvale jättes hoolitseme toidulaudade eest. Et seal oli siis niimoodi see korraldatud, et need 12 jüngrit või 12 apostlit, kes seal koguduse ülevaatajaks olid, nemad tegid põhimõtteliselt kõike. Ja jällegi samamoodi ma mõtlen, tänapäeval on nii palju selliseid kogudusi kahjuks veel, kus pastor teeb teeb selliseid asju, mida võiks vabalt teha keegi teine. Et mul on hea meel, et meie pastor on, et Jumal on andnud talle tarkust, et ta
et ta on osanud hästi delegeerida asju, et ta teeb küll väga palju, meie pastor teeb väga palju, aga tal on olnud tarkust seda jagada, neid tööülesandeid. Ja ma usun, et me saame selles veel kasvada, sest et Kristuse ihu saab toimida ainult siis kõige paremal moel, kui iga üksik liige teeb midagi. Et me pärast loeme ka selle kohta, et kirjas Efeslastele, ma ära sinna praegu pööra, aga Piibel ütleb siin Efeslastele 4.16, et temas, Kristuses on kogu ihu kokku liidetud ja hoitakse koos kõigi 11 toetavate liikmete abil, nii nagu on iga üksik liikme ülesanne, et kui igaüks teeb oma osa, siis saab kogudus toimida peatult ja laitmatult. Et enne seda, kuni me sinna jõuame, enne seda me ikkagi oleme natukene niimoodi liipame siit ja sealt, aga me jõuame sinna, meid valmistatakse, meil on pastor, meil on õpetajad, Jumal on andnud meile need teenimisannid ja me tahame kasvada. Me tahame jõuda sinna, kus me ei pea lonkama, vaid võime teha seda, milleks Jumal on meid kutsunud täiesti. Siis vaata 3. salm, siin, sa oled ikka seal apostlite tegudes, on ju? 3. salmis, mida need 12 apostlit siis ütlesid? Vennad, vaadake endi seas 7 meest, kellel on hea maine ja kes on täis vaimu ja tarkust, et me võiksime nemad seada sellesse ametisse. Mina olen alati nagu saanud väga julgustatud seda kirja kohta lugedes. Siin võeti siis nagu tööle inimesed abiteenistusse. Apostlid olid need, kes kutsusid inimesed sinna ja ütlesid, et meil on vaja abilisi koguduses. Ja see ei olnud niimoodi, et iga üks, kes tuli sinna, okei, ma tahan aidata. Et davai, väga hea, et tule ainult, on ju. Siin oli päris kõva standard. Neil pidi olema hea maine, nad pidid olema täis vaimu ja tarkust. Sa mõtled, et mis asja, milleks? Kuule, koguduses on vaja põrand ära pesta, miks sul vaja on? Miks sul on vaja olla täis vaimu ja tarkust? Seda võib iga üks teha ju. Aga me peame hoidma, selles mõttes me oleme Kristuse ihu, me oleme Jumala koda, et me peame hoidma kõrgel nagu seda standardit. Et see käib kõikide abiliste kohta. Et me siis räägime sellest, kuidas aidata ja aitamise juures on väga, väga oluline see, missugune on sinu süda selle juures. Et Jumal ju näeb sinu südant ja tegelikult see on see, millest tema kõige rohkem huvitatud ongi. Et vahest me võime teha nii palju asju, aga Jumal näeb meie motiive selle taga ja tema näeb seda, mis südamehoiakuga me seda teeme. Ja talle ei meeldi kõik südamehoiakud. Et on väga tähtis, et kui me aitame, siis me teaksime, missugune suhtumine meil peaks olema. Selleks, et kedagi aidata, pead sa ise olema aidatud kõigepealt. On nii, et kui sa tahad kedagi rahaga aidata, siis sul peaks olema endal piisavalt, et kellegile midagi anda. Või kui sa tahad kedagi aidata matemaatika ülesannete lahendamisel, siis sa peaks ise ka sellest vähemalt nii palju aru saama, kui palju sa tahad teda õpetada. Et õpi kõigepealt võtma vastu abi ise. Ma tean, et teinekord on see raske paluda abi. Et vahest muidugi me küsime Jumala käest, aga teinekord ei ole üldse vale, kui sa palud abi mõne inimese käest, kui sul on, see ei pea olema raha, aga mõtle, mis iganes asi, võib-olla on mingi asi, millest sa ei saa aru ja sa tunned, et kui see asi, millest sa aru ei saa, nagu kuidagi segab sinu edasi minekut, siis pöördu nende poole, kes on sinu üle Kristuses, sa võid küsida pastori käest või Ülo käest või selles mõttes, et sa ise aidatud. Et ära jää sinna kohta, kus sa oled nagu kinni jäänud, vaid saa see abi endale. Palu Jumalat loomulikult, palu Jumala käest abi, aga saa ka ise abi, et ära oota, et keegi tuleb ja nagu kõik ju näevad, et mul on seda vaja. Et Jumal ju näeb, et mul seda vaja on. Jumal ütleb, et palu. Et selleks on vaja olla alandlik teinekord, et seda abi vastu võtta. Ja samamoodi, kui sina tahad kedagi aidata, siis sul on vaja samamoodi alandlikkust. Et me ei saa minna appi kellelegi, et
näiteks Ülo võtab endale peedipõllu ja siis ja siis Ülo kutsub appi meile ja sa lähed ja ülbad sulle, mis asja. Et ma küll ma ainult viitsin ainult korjata siit ära need suured maltsad, aga neid ohakaid ma siin ei ohakaid ma siin küll ei hakka sulle ära võtma, et kuule, et ega ma sul siin mingi põllutüüline, sa pead olema alandik, kui sa tahad aidata, siis las su süda olla pehme ja ole selles mõttes valmis aitama. Siis esimene oli siis alandik. Need punktid, mida ma välja toon, see ei ole kindlasti ammendav loetelu. See, kuidas aidata, ma arvan, et keegi teine võiks sellest rääkida väga palju, midagi muud veel juurde. Aga need olid asjad, mis olid minu südames. Et teiseks, mida oleks sul vaja, kui sa tahad aidata, mis on minu meelest väga oluline, on see, et sa oled innukas selle juures. Et sa oled abivalmis ja innukas. Ma olen pidanud tegema vahest mingeid asju koos inimestega, kes ei ole selle asja juures hinge ja ihuga ja südamega. Nad teevad selle asja kuidagi niimoodi, kuidagi üle jala ära. Ja selles ei ole mitte mingit. Ja mõtlen, kui sa kutsud kellegi appi, näiteks võtame selle sama Ülo peedipõllu näiteks, et ära Ülo, selles see on lihtsalt näide selline. Et Ülo ei tahaks enda juurde appi ühte kampa selliseid luusereid, kes tulevad sinna, haigutavad, jõuavad kohale, võtavad paar moltsa ja siis hakkavad võileibu nosima sinna. Et sellest ei ole väga palju abi. Et kui sa tuled ja sa tegelikult ei viitsi teha või sa ei taha või sinu süda ei ole sellest, sa tegelikult mõtled hoopis millelgi muule. Et Ülo võib-olla tahtis ka juba sellepärast sinna appi, et tal oleks lõbusam teha, sest et tööd on alati mitmekesi palju lõbusam teha, on ju. Et kui sa juba oled seal kohal, et see võib olla ükskõik mis asjaga, et kui sa juba oled pannud oma käe sinna selle adra külge või kui sa hakkad midagi tegema, siis ole seal kohal ka. Et kui sa tuled kogudusse, sa kuuled jutlust, et siis ole seal juures, ole kaasas asjaga, ole innukas. Sest tegelikult me küll mõtleme, et me oleme sellised nagu need multitaskerid, et me teeme mitut asja korraga. Et vaata, öeldakse, et naised on hästi võimekad, et nad suudavad mitut asja korraga teha. Ma ei tea, ma vist ei ole õige naine siis, aga tegelikult mina tean, et kui ma teen mitut asja korraga, siis ma tean, et ma tegelikult ei keskendu mitte ühelegi asjale korralikult. Et ole sa siis naine või ole mees, ükskõik, aga olgu su süda selle juures, sest et sa pärast pead seda tegema lihtsalt mitu korda ja ikka ei saa päris hästi tehtud. Et ole siis innukas ja abivalmis. Siin mõned kirjakohad, kus piiblis räägitakse sellest, kuidas inimesed on teinud südamega asju. Sa ei pea sinna keerama, aga sa võid kirjakoha üles kirjutada. 1. Korintlastele 16, 15 ja 16. Nii Paulus kirjutab korintlastele, aga ma palun teid, vennad, te teate Stefanese peret, et see pere oli Ahaias esimene pöörduma Kristuse poole. Nemad on pühendunud pühade abistamisele. Et nad olid pühendunud pühade abistamisele. Et nad olid oma südamega selle asja juures. Nüüd, innukus on väga hea asi. Aga see ei ole alati nagu piisav. Et vahest on niimoodi, et tahaks, minul on küll niimoodi, ma tunnen, mul mõne asja juures on nagu väga palju innukust, aga midagi jääb puudu. Et kui mul on mingit abi vaja, siis ma pean mõtlema, kelle poole ma pöördun. Eks mul on vaja tarkust rahaasjades. Et ma ei lähe küsima nõu kellegi käest, kellel on näpud põhjas ja kes kogu aeg niimoodi on pidevalt võlgades ja ma otsin inimese, kellel läheb hästi sellel alal, kes toimib targasti või ma matemaatika küsimustes ma ei tea, ma tean, kelle juurde ma pöörduksin, kui mul on vaja matemaatikas abi või mis iganes või reisi korraldamisel, et kes mind tunnevad, siis kui sul on vaja mingeid teejuhiseid, siis minu käest neid ei küsi. Et selles mõttes, et sa pead oskama pöörduda õigete inimeste poole. Sellepärast, et kes on siis need õiged inimesed? On need, kellel on see vastav võime selle tegemise jaoks või õigemini tegelikult nad on tugevad mingis asjas. Martin on matemaatikas tugev.
et kui sul on vaja midagi sellist, mingit kõrgemat matemaatikat, mis on natuke keerulisem kui ruutjuured, siis mine tema juurde. Et kui sul on vaja midagi treeningu ja toitumise kohta teada saada, siis pöördu Pärri või Ülo poole. Et selles mõttes, et sa leia need õiged inimesed, aga mis siis kvalifitseerib selleks, et need inimesed just saavad sind aidata, on see, et nad on tugevad sellel alal. Nad on, selles mõttes, et sa ei saa nagu, sa ei otsi üles kõige nõrgemat inimest, kui sul on abi vaja, siis sa ei pöördu mõne nõrgukase poole, on ja. Näiteks, kas see oli eelmisel, ei, see oli sellel sügisel, kui me saime selle saali seal vanas Viimsi koolis enda jalgpalli jaoks, postijalgpalli jaoks, siis pastor Pärril oli vaja sinna vaja appi nagu koristama ja tal oli vaja sinna paari meest, et seal mingid korvpallivõrke seal liigutada. Ja ma olin nii innukas, mõtlesin, et ma tulen appi. Ta ei tahtnud mind, kujutad ette, põlgas ära, sest ma ei ole piisavalt tugev, et on palju asju, mida ma väga tahaksin teha, aga ma ei saa, sest et minul jõust jääb puudu. Et sa pead olema tugev selleks, et sa saaksid aidata. Et nüüd see tugevus ei käi ju ainult jõu kohta ja see ei pruugi piirduda matemaatikaga. Sa võid olla tugev väga erinevates asjades ja mõnes asjas sa oled loomupäraselt tugev. Aga palju asju siin elus on sul vaja selleks, et sa saaksid tugevaks, on sul vaja treenida. On nii, et me peame treenima ja mis treenimisega kaasas käib, Ülo kindlasti teab, et kui sa tahad treenida ennast, näiteks kui sa tahad oma ihu treenida, sa pead õigesti toituma. On ju, et see trenn ja toitumine käivad alati käsikäes. Nüüd, meie räägime siin nagu rohkem, me ei räägi siin nagu selles mõttes sellist vana inimestel käekotti aitamisest, et me räägime sellest, et kuidas olla kvalifitseeritud aitaja, ütleme, koguduses ja Jumala kuningriigis. Et see on see tegelikult, mille pärast me siin maa peal oleme, et me tahame üles ehitada Jumala kuningriiki. Ja selleks, et sa saad Jumala kuningriigis efektiivselt aidata ja et sa oleksid kvalifitseeritud aitama. Me peame olema tugevad ja mitte, muidugi on hea, kui sa oled tugev ka ihulikult, aga me peame olema tugevad vaimulikult. Et selles mõttes, et kui sinu vaim on tugev, siis sind ei murra mitte midagi. Ja tegelikult, kui sa oled tugev, siis sa juba aitad. Usud sa mind? Kui sina oled tugev vaimus, kui sinu vaim on tugev, siis sa oled stabiilne, sa juba aitad. Mõtlen, et kui meie kogudus oleks täis selliseid hädiseid ja endasse tõmbunud ja siuksed nagu täiesti siuksed kes eluga hakkama ei saa ja täitsa siuksed nagu nurisevaid ja virisevaid ja äppusid, siis ükski inimene ei tahaks ju kogudusse tulla, aga kui sina oled tugev ja mõtlen, sina saad teha midagi, et sa saaksid tugevamaks. Jumal on andnud sulle oma sõna ja Jumal õpetab meid, kuidas me saaksime vaimust tugevamaks. Et kui sa oled tugev, sa juba aitad sellega, et inimesed vaatavad sinu peale, kuule vaata, see oli siuke nõrguke enne, ta oli niuke äpu, nii kui keegi midagi ütles, kohe hakkas pillima, on ju. Aga vaata, mis tast on saanud. Ta on nii tugev, nagu selles mõttes, et inimesed saavad aru, isegi need, kes ei tunne Jumalat, nagu mõni inimene on tugev. Ta on näiteks, see oli väga tugev naine, mitte see, et tal oleks olnud palju lihase jõudu, aga ta oli sisemiselt väga tugev, nagu, ma toon nagu näite, et öeldakse, et inimesed, sa võid olla sisemiselt väga tugev ja see on see, kuhu Jumal tahab, et sina saaksid jõuda. Sest et sinu ihuvõimetel on piirid. Aga vaimus ei ole mitte mingit piire, selles mõttes, kuhu sa võid jõuda nagu kasvades ja kasvatades oma vaimset inimest. Ja lahe on selle juures see, et see, mida sa alustad siin maa peal, et sa treenid oma vaimu, et sa toidad ennast Jumala sõnaga ja sinu vaim, sinu sees kasvab, siis sinu vaim on ju igavene. Sinu ihu siin maa peal, tal on mingi teatud arv aastaid, et see ihu kulub ära siin, aga sinu vaim inimene uueneb päevalt. Teine kiri korintlastele ütleb, et sellepärast me ei tüdi, vaid kuigi meie väline inimene kulub kasutamise tõttu, on ju, siis uueneb seesmine inimene ometi päevalt. Mulle nii meeldib see kirja koht, et sa
sa võid olla iga päev uus sina ja uus ja parem kogu aeg, et võta see endale südameasjaks, et sa tahad uuendada ja tuunida ennast, et sa saad tugevamaks. Mõned sellised väikesed juhtnöörid, et kuidas siis oma vaimu treenida. Tegelikult väga lihtsad asjad ja need on asjad, mida sa tead, mida sa juba tead, sa juba teed neid asju, usun, et vähemalt see kolmapäevane rahvas, et sa oled juba innukas ja sa tahad, sa otsid Jumalat. Ma usun, et need on asjad, mida sa juba teed, aga ma lihtsalt tahan sind julgustada, et need asjad, mida sa juba teed, ja need on head asjad ja need ehitavad sind üles sinu vaimus ja nad teevad sind tugevamaks. Nüüd, nagu me rääkisime, et see treening ja toitumine käivad käsikäes, siis vaimu jaoks toit on Jumala sõna. Me teame seda, et kui sa loed Jumala sõna, kui sa kuulad võitud jutlust, kui sa kuulad õpetust ja võtad seda vastu, siis sinu vaim saab toidetud sellega. Aga me ei saa jääda pidama sinna, et me ainult kuulame. Me peame panema selle tööle. Ja see, mis selle tööle paneb, see ongi see treening, et sa teed trenni, et sa hoiad ennast nagu kogu aeg vormis, et sa ei läheks vaimulikult rasva. Sest tegelikult tõesti, kui sa ainult kuulad kogu aeg, siis tegelikult su meeled tuimestuvad ära, et siis sa hakkad endale looma illusioone, et ma juba vist teengi seda, aga tegelikult sa ainult mõtled, et sa teed, et sul on vaja panna tööle see sõna, mida sa oled kuulnud. Nüüd selleks, et treenida oma vaimu, on mitu viisi, aga on hea, kui sa kasutad neid kõiki. Üks viis siis on see, et sa paned tööle selle, mida sa oled kuulnud, et sa kasutad oma usku, et siis usk on siis üks asjadest, mille abil sa treenid oma vaimu. Et kui sa kuuled Jumala sõna ja sa võtad selle vastu, siis sa teed selle põhjal. See ongi usk, sest usk ei ole ainult mitte kuulmine ja lihtsalt see, et sa nõustud selle asjaga, vaid sinu usk väljendub selles, et sa teed seda, mida sa oled kuulnud ja mida sa oled uskunud. Et Jumala sõna ellu rakendamine on siis see, mis teeb sind vaimulikult tugevaks. Siis teine asi on see, et sa palvetad. Palvetamine treenib sinu vaimu. Esimene kiri Korintlastele 14.4 ütleb, et kes keeli räägib, siin räägitakse siis võõrastest keeltest, ehitab iseennast. Et kui sa räägid võõrastest keeltes ja kui sa ka palvetad Jumala poole mõistusega oma emakeeles, siis see on midagi, mis treenib sinu vaimu. Et kasuta seda ja ehita ennast üles ja treeni iseennast vaimus. Ja kolmas asi, millega sa saad oma vaimu treenida, on ülistamine. Sa ülistad Jumalat, sa keskendad, sa paned oma silmad tema peale, tegelikult sa ammutad jõudu tema käest. See on see, et sa treenid kogu aeg, sest et see elu siin läheb täiesti vastuvoolu. See elu siin ei ülista Jumalat, ta ei anna au Jumalale. See maailm ilma Jumalata, ta läheb vastuvooluga, kui sina tõstad oma silmad Jumala peale, kui sina usaldad seda, keda see maailm ei näe isegi, siis sa treenid ennast, sa saad sellest tugevamaks. Nii et siis usk, palve ja ülistus on need, mis sinu sisemist inimest ehk siis vaiminimest treenivad, on ju. Ja siis kui sinu vaim on see, kes igatseb areneda ja saada paremaks, siis sinu liha tahab ainult seda, et teda rahule jäetaks. Nii et tegelikult sul on väga, väga lihtne teha vahet vaimuhääle ja enda lihahääle vahel. Et mis see liha tahab, et süüa, magada ja mõnu tunda ainult. Aga sinu vaim tahab seda, mis on hea. Sinu vaim tahab minna pühapäeval pärast koosolekut suusatama. Alati imetlen inimesi, kes leiavad endas jõudu ja võtavad ennast kätte ja distsiplineerivad ennast ja lähevad ja teevad trenni ja väga, väga lahe, aga see on sinu vaim tegelikult, sest Piibel räägib sellest, et meie vaim, ihu ja hing, kõik kolm, kelles sa koosned, peaksid säilima laitmatuna Isalda Jeesuse Kristuse tulemise päevani, et vaim on oluline, aga ära jäta unarusse ka oma hinge ega ihu, et selles mõttes kanna hoolt kõige nende eest, aga vaim on kõige tähtsam kindlasti. Ja see on ka üks tähtsamaid asju, mis aitab sul siis õigesti aidata.
samamoodi, kui sa oled tugev, siis sa ei pea otsima seda, keda aidata, siis tegelikult sinu juurde tullakse abi paluma. Sest et keegi ei palu abi nõrgukeselt, vaid sa lähed nende juurde, kui sinul on abi vaja, siis sa lähed kellegi juurde, kes on tugev selles asjas, kus sul abi vaja on ju. Et kui sina oled vaimus tugev, siis sa ei pea väga palju ringi vaatama, otsima, mida ma teha saan, vaid siis need võimalused tulevad ise sinu juurde. Et tegelikult tõesti võimalused tulevad kõikidele, aga mitte kõik ei ole valmis nendeks võimalusteks. Nii et kui sa mõtled, et ma ei tea, mul ei ole mitte mingit võimalust, siis kõigepealt pane ennast valmis, tee ennast abistamiskõlbulikuks ja siis sul on võimalus aidata. Ja üks asi veel, see nagu tegelikult puudutab nagu rohkem hoiakut ka, et missugune hoiak meil peaks olema, kui me tahame aidata. Et kui sa lähed kellelegi appi, siis saa teada, missugust abi vaja on. Et aitamine ei ole koht, kus sa saad rakendada oma loovust ja sükest oma äranägemist. Sest teinekord me võime mõelda, et me aitame, aga kui me ei konsulteeri selle inimesega, keda me aidata üritame, siis me võime talle hoopis selle kasu asemel kahju teha. Nii et see nõuab jällegi, me jõuame siin esimese punkti juurde, see nõuab natuke alandlikkust, sa võid mõelda, et kuule, et seda asja võib-olla nagu, ma arvan, et seda asja võiks niimoodi hoopis paremini teha ja kui sa isegi nagu ei räägi selle inimesega, keda sa aidata üritad, siis see ei pruugi olla võib-olla väga õnnistuseks sellele, nii et ole alati kindel, et kui sa aitad, et siis sa teed selgeks endale selle, et mis see täpselt on, millest sinu abi palutakse. Ja et ära pirtsuta, et tee seda, mida on vaja teha, mitte seda, mida sa arvad, et on vaja teha. Et tee see endale mina olen pidanud õppima seda, et vahest me mõtleme, et see võiks olla väga kasulik, aga me peame alati olema kindlad, et kas see aitab just niimoodi. Ja samamoodi, et kui meie ennast valmistame, kui me ennast puhastame, Piiber räägib sellest, et kui meie ennast ise puhastame, kui me ise ennast üles ehitame, siis Jumal valmistab meid asjadeks paremaks otstarbeks. Kui sa mõtled, et ma ei tea, ma ei oska eriti midagi teha, ma teen nii vähe koguduses või ma teen nii tähtsusetuid asju, siis mitte ükski asi ei ole tähtsusetu. See, mida sa teed pühadele, Piiber räägib nagu sellest ka, et see, mida te teete pühadele, ükskõik kui väike või suur ei tundu sinu jaoks, tee seda respektiga, tee seda teades, et ma aitan Jumala kuningriiki üles ehitada, et ükskõik kui pisike asi see ei ole. Et võib-olla sa oled tervitaja koguduses või sa, ma ei tea, paned näiteks, seal aitad neid leivamurdmise leibu seal teha, mõtled, et see on nii tühine töö. Mitte ükski töö ei ole tühine. Et sa aitad tegelikult Kristuse ihu üles ehitada ja see on väga oluline, sest et mõtle, kui pastor peaks kõike seda tegema. See oleks päris suur kaos. Ja läheme veel, kui sul on sõrm vahel apostlite tegude 6. peatükis, siis me loeme sealt veel lõpetuseks. Apostlite 6. Me siit enne lugesime sellest, kuidas need 12 apostlit seadsid enda koguduses sinna ametisse. Nad siin valisid siin. Mitu meest siin oli? Kas need oli 7 meest vist? Ja. Loome siis veel korra salmist 3 alates. Vennad, vaadake endi seas 7 meest, kellel on hea maine ja kes on täis vaimu ja tarkust, et me võiksime nemad seada sellesse ametisse. Meie ise aga tahame pühenduda palvetamisele ja sõna teenimisele. Et see oli siis see eesmärk, et need 12 apostlit, kes seadsid need abistajad sinna teenistusse, see ei olnud niimoodi, et kuna me enam ei viitsi teha, et nagu me oleme nüüd ülemused, et me nüüd tahame ise öelda, mida te tegema peate. Et see ei olnud nagu see eesmärk ja kui koguduses sul palutakse midagi teha või küsitakse, kas sa saaksid aidata seal või seal, siis ei ole mõte see, et sind lihtsalt kuidagi ikestada või
või panna sind nagu lihtsalt nagu tegema mingit tööd, lihtsalt, et sa teeksid, et keegi näitaks sulle oma ülimuslikkust, siis see ei ole kunagi see eesmärk, vaid eesmärk on see, et igaüks saaks teha seda, mida tema on kutsutud tegema paremal moel. Sest et need apostlid siin ütlesid, nemad tahtsid pühenduda palvetamisele ja sõna teenimisele. Kui nad oleksid edaspidi ka nende erinevate keelsete, nende toidulaudade, kõiki selle jagelemisega tegelenud, neil ei oleks olnud aega pühenduda palvetamisele ja sõna teenimisele. Kui meie pastor Pärri peaks jooksma ja tegelema kõikide pisiasjadega, kui ta peaks seal iga hommik kõiki tervitama, kui ta peaks kõik need kohvilauad valmis panema, kui ta peaks lastekirikus õpetama samal ajal, meie kogudus ei oleks see, mis ta on praegu. Et ma olen nii tänulik Jumalale, et meie kogudus on nii palju töötegijaid, aga ma usun, et on nii palju töötegijaid, kes veel ei tee midagi, kes on kuskil olemas. Nii et ma igatsen, et nad tulevad ja leiavad oma koha. 5. salm. See kõne meeldis tervele kogukonnale ja nad valisid Stefanuse, mehe täis usku ja püha vaimu, ja Filippuse ja Prokorose ja Nikanori ja Timoni ja Parmenase ja Nikolaose juudi usku pöördunud Antiooklase. Need nad seadsid apostlite ette ja kui nad palvetasid, panid need oma käed nende peale. Nii et nad õnnistati siis ametisse. Et see oli oluline asi. Nad olid küll abilised, nad ei teinud midagi otseselt nagu nii-öelda vaimulikku, selle mõttes nad ei teeninud seal, nende ülesanne ei olnud seal teha midagi sellist, nad ei pidanud lava peal midagi tegema seal. Nad ei pidanud mikrofoni rääkima seal. Nad tegi lihtsalt toidulaudade eest kandsid hoolt ja seal lihtsalt teenisid inimesi. Aga see amet oli au sees selle mõttes. Nad olid sisuliselt kohvilau abilised. Aga vaata nüüd salm 7. Minu meelest see on nii lahe ja see on see, mida meie igatseme. Ja Jumala sõna levis ning jüngrite arv Jeruusalemmas kasvas. Kas see pole mitte see, mida meie ootame ja igatseme? See on see, mida me tahame näha oma koguduses, oma linnas. See on see, mille pärast me palvetame, et Jumal, kasvata meid. Me tahame näha me tahame näha uusi jüngreid, me tahame näha inimesi, kes annavad oma elu Jeesusele. Me tahame seda teha. Ja see jüngrite arv Jeruusalemmas kasvas väga suureks. Ka suur hulk preestreid võttis usu omaks. Et need suur hulk preestred olid siis need, kes ei olnud varem usku omaks võtnud. Järelikult nad ei olnud veel kristlased. Selle mõttes nad ei tundnud Jumalat tegelikult, et nad võib-olla teenisid kuskil kirikus, aga tegelikult nad ei tundnud Jumalat. Nad olid ilma Jumalata. Nad olid religioossed inimesed, et Jumal saab teha nii palju asju, kui meie igaüks võtame oma kaha, kui me teeme seda, mida Jumal on meid palunud teha, kui me valmistame ennast selleks, et tema saaks meid kasutada, kui me valmistame ennast ette abilise tööle, milleks me kõik oleme kutsutud. Mitte keegi ei saa öelda, mind pole kutsutud, sest me oleme kõik kutsutud. Ja mõtlen, et nagu ma alustasin ka sellest, et ma usun, et see on seotud õnnetundega. Sest tõesti, ma võin öelda, et see on nii suur õnnistus, kui sa saad aidata. Kui sa saad aidata koguduses, kui sa saad aidata oma kaaskristlasi või sa saad aidata lihtsalt sellega, et sa oled heaks tunnistuseks inimestele, kes ei tunne veel Jumalat. Et see on nii lahe. Et ma tahan julgustada teid, et kasvame ja oleme tugevad ja saame veelgi tugevamaks. Amen. Okei, aitäh teile, väga hästi kuulasite. See on väga hea, et